Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul külas Mariell Paju, kes jagab oma kogemust sellega, kuidas ta jäi 16-aastaselt rasedaks ja kuidas läheb ühe väga noore neiu elu emana. Tere, Mariell! Tere! No tutvusta ennast alustuseks. Kes sa oled, millega sa tegeled? Kui palju sul lapsi on ja kui vanad nad on? Jaa, mina olen Mariell. Tulen täiesti teisest Eesti otsast tegelikult siia Tallinnasse. Tulen Põlvast. Mul on kodus 2 last. Mõlemad on poisid. Esimene on siis 4-aastane Karl Mattias ja viimane pesamuna praegu on siis 11-kuune Sten Markus. Ja nii palju, kui seda vaba aega mul on, siis ma üritan teha ikkagi midagi, mis mulle teha meeldib. Hetkel ongi välja kujunenud siis selline, et mulle meeldib kas siis õmmelda või oma küüntega tegeleda, et ma üritan ennast tõesti sinna ilumaailmasse praegu sisse sisse nii-öelda kirjutada, et ja proovin ka oma tulevikku ka võib-olla näha pigem seal ilumaailmas, et võib-olla mingi hetk õnnestub luua oma väike ilustuudio ja teha mingit oma asja. Et see ongi praktiliselt kõik. No sa jäid oma esimest last ootama 16-aastaselt. Kuidas see siis niimoodi läks? Ma olin 16 ja pool tegelikult. Et tegelikult see oligi nagu nii palju, kui see üks 16-aastane saab seda nii-öelda last planeerida või oskab seda planeerida, tegelikult 16-aastane täielik laps, eks ju, siis mina arvasin, et ma olen nii täiskasvanud ja nüüd ma tahan ka last ja pere ja tegelikult meil oli kodu olemas, kaaslane tundus ka nagu okei, eks ju, et kõik tundus nagu perfektne, laps ka, eks ju. Ja siis tuligi see mõte ja siis sai teostatud ja siis, kui ma nagu rasedaks jäin, siis see tegelikult kõik läks allamäge, see nii-öelda suur unistus, et tegelikult seal ei olnudki nagu mingit nii-öelda erilist pere või ma lihtsalt tundsin, et see ei ole minu inimene tegelikult ikkagi, kellega ma nagu siin seda peret üritan luua. Ja see läkski lihtsalt niimoodi, et ma üks hetk sain sellest aru. Tegelikult seal oli ka nagu väga palju muid tegureid, aga neid ma ei hakka siin lahti seletama. Ja lihtsalt panin ka oma 7 asja kokku ja läksin ema juurde ära, otsustasin, et ma hakkan siis üksi seda last kasvatama 16-aastasena. Ma praegu mõtlen, siis mul tulevad tegelikult külmaüdinad peale, et kus ma selle jõu võtsin. Aga see tundus minu jaoks kõige õigem valik, sest ma teadsin, et mina ei taha seda elu elada selle inimesega ja ma ei taha seda elu, mida ta mulle pakub. Et ma väärin midagi paremat ja see laps väärib midagi paremat. Kui kaua te siis koos olite olnud, et tundub ikkagi nagu 16-aastaselt, siis sa võiksid olla ju, ma ei tea, ma olen 14-aastasest alates koos või kuidas see oli? Olimegi tegelikult olnud koos kuskil äkki pool aastat, mis ei ole tegelikult üldse pikk aeg, aga see oligi siuke rutakalt tehtud otsus tegelikult, et nagu kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis ma oleksin võinud tegelikult rohkem mõelda, et see oli nagu, see oli nii-öelda planeerimine, aga mis see 16-aastane sellest lapsest tegelikult ju planeerib, et ta ei tea sellest elust ju mitte midagi, et ma räägin tagasi vaadates tulevad külmaüdinad, et mida ma nagu tegin, aga nagu seda last ma absoluutselt ei kahetse ja seda seda olukorda oleks võinud võib-olla veidi teistmoodi käsitleda, aga kokkuvõttes ma olen väga rahul praegu sellega. Kas sinu kaaslane oli siis vanem või sama vana, et 2 tarka 16-aastast või? Ei, tema oli vanem, ta oli siis ta oligi vist siis juba täisealine, et sealt poolt tulidki sellised lubadused, et meil oli too hetk oli nagu korter olemas, kus me elasime, et ta läheb tööle, too hetk ta veel tööl ei käinud, mina olin just 9. klassi lõpetanud, et ta läheb tööle ja kõik see tegelikult seda mitte midagi sealt ei tulnud ja seda oli mitme kuuga näha ja siis lõpuks tulid need petmised, eks ju, ja siis ma sain aru, et lihtsalt ma näen, et see inimene ei ole see, kellega ma tahan mingit pere luua või ma näen oma tulevikku, et ma lihtsalt ei vaja seda. Kuidas sa ütlesid, et sa lõpetasid siis 9. klassi, kas sa olid siis 10. kui sa jäid rasedaks? Ei, ma saingi rasedusest teada 2021 juuni lõpp, natuke peale jaanipäeva ja see oligi nagu ma olin kooli lõpetanud, aga edasi ma nagu kooli ei läinudki, et ma jäingi koju. Et tegelikult, kui ma nii-öelda sealt kaaslase juures siis ära läksin, ma läksin ema juurde elama, aga siis tekkis ju küsimus, et kus ma selle raha saan, et seda last kasvatada, eks ju. Et need asjad ei ole odavad üldse mitte. Ja siis
nii palju kui ema siis nii-öelda toetada sai, tema on ka tegelikult üksikvanem olnud, et noh, ma ei hakka kõike rahadalt nüüd ära võtma, et kasvata minu last, eks ju. Ja siis ma läksingi tööle, ma olin circa 15 nädalat rase, kui ma läksin siis tööle, see oli selline hooajaline töö, et ma sain lehti riisuda, neid panin siis kotti ja siis neid pidi tassima. Aga no tihtipeale oli see, et olid vihmased ilmad, et kotid olid ikkagi nagu rasked. Ja siis see lõpuks lõppeski, nädal aega sain tööl olla ja see lõppes sellega, et ma lihtsalt veritsesin tohutult, mis tähendas, et see rasedus siis oleks võinud katkeda, eks ju. Ja siis ma istusin seal samas sekundi pealt maha ja ma olin okay, ma ei tee seda enam. Ja siis tulidki appi minu kasuisa, kes on kahjuks hetkel surnud, suri ära täpselt 4 päeva äkki ennem, kui mul siis vanem poiss sündis. Tegelikult ootas nagu väga seda poisi sündis, et soovis vanaisaks saada, aga läks niimoodi. Ja siis tema tuli mängu, aitas meid hästi palju rahaliselt ja suur toetus oli ka mu õe poolt. Temal too hetk ühtegi last ei olnud, aga ta oli siis nii-öelda tuli ja täitis selle isa rolli ära. Tema oli see, kes muretses mingid ravimid, aitas mul otsida Googlest lastest ja teadnud tohet tegelikult mitte midagi. Aitas mul igasugused mingid ravimid ja asjad välja otsida, saatis mulle linke, pakkus mulle vankreid, leidsime koos mingi vankri, mis mulle täiega meeldis, selle ta mulle sai soetatud. Kõik need asjad ta nagu tõi mulle, ta oligi nagu see isa rollis. Ja kindlasti suurt rolli mängis ka ta abikaasas, kes siis ka rahaliselt tegelikult too hetk nagu väga palju aitas. Mul on uskumatult tänulik neile inimestele, et nad tulid ja aitasid ja nagu enda nagu rahakotti nagu kergendasid minu nagu najale, aga jah. Õde on siis palju vanem? Ja õde on minust 8 aastat vanem. Okay. No meenuta seda hetke, kui sa said teada, et sa oled lapseootel? Ma mäletan, et mul tegelikult oli nagu menses olnud, aga ta oli nagu siuke 2 päeva, see tundus kahtlane. Siis ma palusingi toona kaaslasel testi tuua, ta tõi selle testi. Ma selle ära tegin, aga ma ise seda ei julgenud vaadata. No ma arvan, ma siis teadsin, et see on positiivne, eks ju. Ja siis tema vaatas seda ja ta vaatas seda ennem ja siis ta vaatas lihtsalt minu poole, aga ta ei teinud mitte mingit reaktsiooni. Siis ma lihtsalt võtsin selle testi ja see oli nagu täiesti positiivne. Mitte mingit nagu kahtlust ei ole. Ja siis ma lihtsalt puhkasin nutma, aga temal oli siuke lihtsalt nagu Tal ei olnud nagu mitte mingit reaktsiooni. Tegelikult tal nagu kunagi erilist nagu reaktsiooni ei olnud. Tuim Eesti mees, nüüd teeme kõikidele Eesti meestele liiga, eks ju. Et see oli nagu, jah, mina seal nutsin ja mõtlesin, et kuidas, mis need, et see nagu jõudis lõpuks kohale, et see nagu reaalne. Kuidas, kas sa olid oma vanematele, emale ja kasuisale siis enne sellest plaanist nagu rääkinud või see ikkagi nad said sellest teada siis, kui juba 2 trippu testil oli? Nad said äkki kuskil peale seda esimest ultraheli teada, aga nagu see suhtumine oli siuke neutraalne, nagu otseselt mingid ei vihatud, ei armastatud seda teemat üldiselt, oldigi lihtsalt nagu neutraalne, et okei, on siis nii, aga sina pead ise hakkama saama, et meie seda last nii-öelda enda kasvatada ei võta. Seda mulle küll nagu otse niimoodi näkku ei öeldud, aga nagu ma teadsin seda, ma sain sellest aru, et selles mõttes, et kuna see oli minu otsus, siis see minu nii-öelda kasvatada, minu teha ka ja minu välja figureerida nii-öelda, kuidas edasi. Oli ka seda, et ma ei tea, ema ütles, et kuule, et kas sa ikka oled kindel või kaaslase vanemad või? Minu perekonna poolt mitte kordagi mitte midagi sellist ei tulnud. Minu õde küll sai veel hiljem rasedusest teada, aga temaga mitte kordagi mitte midagi sellist nagu ei öelnud. Et kõik nagu austasid minu otsust, aga selle kaaslase perekonna poolt tuli väga suur nagu negatiivne kaja. Seda on siiamaani 4 aastat hiljem. Okei, nüüd varsti juba tegelikult 5, kui rasedust arvestada. Et seda on väga tohutult palju olnud ja see ringleb ikka veel igal pool ümber minu ja sellest räägitakse igal pool seal samas nii-öelda vanas elukohas, kus ma elasin. Ja tegelikult tema isa suhtus sellesse, ma ütleks hästi isegi, et ta oli õnnelik, aga ta ema absoluutselt ei olnud. Ta ütles mulle kohe, et ma oleksin võinud aborti teha ja et ma ei saa sellega hakkama, et miks ma pean oma elu eks ju ära rikkuma, mis on täiesti nagu arusaadav, eks ju. Aga see tuli nagu kuidagi nii paugust ja ta nagu, oleks ta lihtsalt seda öelnud, ei, ta räägib nagu terve linna peal minust ka halvasti sellest lapsest, aga milles see laps süüdi on, eks ju. Et sealt nagu midagi positiivset ei tulnud. Natuke kurb võib-olla vahepeal on see, et see nagu isa tegelikult oli õnnelik ja see vanaema ka oli. Et äkki nemad oleksid tahtnud seda last näha ja temaga tegeleda, aga neil lihtsalt ei ole võimalust. Sellepärast, et see ema ikkagi on seal oma trotsi täis ja uhkusega. Et jah. Kas need reaktsioonid panid sind kuidagi ka mõtlema mingi hetk sellele, et kas ma ikka tegelikult nagu, kas see oli ikka hea mõte ja et äkki ikkagi peaks kuidagi... Ja see kindlasti nagu pani neid asju mõtlema ja nagu tekitas mingeid
niisuguseid tundeid, et kas see kõik on ikka nagu, kas ma ikka saan hakkama ja kas see kõik on ikka õige ja aga samas toona see kaaslane siis nagu korrutas ka, et ei, me saame hakkama ja kõik on korras ja ma olen alati olemas, eks ju. Et eks see andis selle kindlustunde ja kindlasti ka see, et noh, minu õde ja kasuisa ja perekond olid ka nagu alati aitasid ja nagu mentaalse poole pealt just oli nagu õde hästi palju toeks, kes siis nagu oli, ei, me teeme selle ära. Täna mure, et see kõik saab korda, eks ju. Et see aitas hästi palju kaasa. Et kui ikkagi oma pere tegelikult algus andis signaali, et meie ei aita, sa pead ise hakkama saama, siis tegelikult kui ikkagi nagu päris asjaks läks, siis ei olnud enam seda, et mine saa oma ette hakkama. Ei, siis olid kõik ümber ringi ja tule, me aitame. No kuidas koolis see vastu võeti? Et okei, see oli küll siis nagu suvevaheajal, et noh, ja sa ütlesid, et sa pärast enam ei läinud kooli tagasi, aga noh, ikkagi ju jutud hakkavad liikuma, et noh, ütleme koolikaaslased, sõbrad, sõbrannad, ma ei tea, õpetajad. Ja, meil oli klass oli hästi väike. Meil oli siuke 7, 8, 9 õpilast, äkki ma peast täpselt nüüd ei mäleta. Seal nagu mitte mingit, ütleme, negatiivsus tegelikult ei tulnud, pigem oldi positiivsed, mul oligi nagu üks klassiõde ainult ja see tulid poisid kõik? Ja tema oli küll nagu hästi positiivne ja õnnelik ja tegelikult ma nägin klassijuhataja ka veel mingi, tema tuli ja kallistas, oli ka nii õnnelik, et seda nagu positiivsust nagu tuli kuidagi tegelikult hästi palju, mida ma tegelikult ei oodanud, et seda nii palju tuleb, ma arvasin, et kõik on nagu pigem nagu mis asja sa teed, vaata, sa rikud ära kõik. Aga see on kuidagi nagu selline eeldatav reaktsioon. Ja, aga tegelikult seda positiivsust oli rohkem, kui ma nagu oodata oskasin. Et jah. No koolis enam tagasi ei läinud, oli sul ka sellist nagu kahetsust või mõtlesid, et äkki ikka oleks pidanud kuidagi või noh, kui sa nüüd tagantjärele mõtled, et kas sa oled, ma ei tea, nüüd hakanud samme selles suunas astuma, et ikkagi nagu keskkool ära teha? Ja too hetk ma üldse ei mõelnud isegi, et ma lähen nüüd õpin edasi, sellepärast mul oli laps, keda ma imetasin ja kes no absoluutselt ei olnud ilma minuta nõus kuskil olema. Et see tundus täiesti võimatu too hetk, aga mul oli kindel plaan, et kunagi ma ikkagi lähen õpin edasi, et ma tahan selle nagu keskhariduse kätte saada. Ja praegu ma õpingi, praegu mul on 11. klassis Viljandi seal täiskasvanute gümnaasiumis. Ma ütleks, et täitsa hästi läheb ja saan hakkama, et selle hariduse ma saan igastahes kätte, et vaatab võib-olla tulevikus veel huvitab midagi ja lähen veel kuskil edasi, et kindlasti see haridus nii-öelda seisma ei jää. Ma lähen korra veel minevikku selles mõttes, et kui sa ütlesid, et ikkagi laps oli planeeritud, et kas sa oled võib-olla siis ma tea, lapsest peale või kuidagi noorest peale on sul olnud see, et mina tahan kindlasti kunagi emaks saada, et mõnedel lastel või tüdrukutel nagu on see, et ma ei tea, kelleks sa tahad suurena saada, mina tahan saada emaks või kuidagi, et see on juba nagu väiksest peale sisse kodeeritud, et kuidas sul sellega oli? Ma isegi see tuli pigem kunagi tiinekajas, et nagu lapsena ma ütleks, ma ei unistanud sellest, et see tuligi kunagi siuke 14-15, tekkis see tunne, et ma tahaks ka, et see tundub tiinekajas, see tundub nii äge, eks ju, aga tegelikult see ei tea, mida see endast kujutab, aga tegelikult see ongi üsna äge. Kuidas sul rasedus kulges? Esimesed paar nädalat, kuni 12 nädal vist mul oli see jube iiveldus. Ja siis alates 18. nädalast vist hakkasid mul mingid ebatuhud. Siis ma hakkasin EMO vahet jooksma. Ja ma käisingi seal EMO vahet, ma ei tea, kuskil 10 korda või. Kuni siis, kas oli 32 või 34 nädalat, ma nüüd ei mäleta. Ma läksin siis kiirabiga haiglasse, kus siis viidi mind otse sinna sünnitustuppa, tehti protsess, vaadati mind üle, et mis toimub ja siis tuleb välja, et mul sünnitustegevus käib. Aga lapse pea on täitsa vastas ja emakakal on lame ja kõik tegevus käib ja siis öeldigi mulle seal samas ära, et me anname sulle nüüd rohu, kui see rohi toimib, siis sa ei sünnita, ütleme täna homme, kui see rohi ei toimi, siis sünnitad täna öösel või ütleme homme, eks ju. Ütle uuesti, mitmendal nädalal see oli mulle? Kas oli 32 või 34, midagi sinna kanti, neid kõiki oli nii palju, et ja siis ma olin seal sünnitustoas, mis oli siis siuke valve mingi tuba, seal kohe nende õdede juures või nende juures. Ja siis ma selle öösel pikutasin, mul olid kõik need aparaadid küljes ja siis tuldi, tehti neid kopsusüste ja siis kõik jooksid, valvasid, vaatasid mind ja siis samal ajal keegi seal kõrval kuskil sünnitas ja karjus. Ja siis mul käis siuke judin kogu aeg läbi. Mõtlesid, et millest sa ennast mässisin. Ja see oli ka nagu just hirmutav, et mul on nii väike rasedus tegelikult veel, et nagu see laps peab ju kuskil masinate all olema ja siis ma pean temaga nii kaua haiglas olema ja siis ma nutsin seal, et ma ei taha seda ja siis ma lihtsalt lootsin, et see rohi nagu mõjub
ja siis õnneks see mõjus. Ja siis ma saingi järgmisel päeval juba sünnitus eelsesse palatisse. Ja siis nad jälgisid mind seal nädal aega. Ja siis ma sain nädalaks ajaks koju. Ja siis ma läksin uuesti, olin jälle nädal aega, sain ravimit, eks ju. Siis oli 37 nädalat täis ja siis nad ei olnud veel 37, 36 pluss 3 äkki, siis nad saatsid mu koju, nad ütlesid, et okei, nüüd kui hakkab midagi pihta, siis jää muud üle, kui sa lihtsalt sünnitad, et sa oled juba nii kaugele jõudnud, et enam me tagasi ei hoia. Ja siis ma läksin koju, kõik kadus ära, mitte midagi, mitte mingit valu, mitte midagi, lihtsalt raske oli olla. Ja siis pandi käsile kutsumine 41+1 ja siis ta sündis 41+1 nädalal ja sama päeva õhtul. Ma läksingi hommikul kell 8 sinna, siis mulle anti see kurikuulus paber, kuhu sa paned allkirja siis alla, et kui su laps ära sureb, siis nemad praktiliselt ei ole sellest süüdi, eks ju. See tundus nii jõudne minu jaoks see hetk, et no, kas ma panen või ei pane seda allkirja, aga samas, no kus ma lähen sünnitan, et panin selle allkirja ära, siis otsustati, millega mulle sesile kutsumine tehti, otsustati ballooni kasuks, pandi see balloon, mul oli too hetk 1,5 sentimeetrit avatus, siis pandi balloon, tund pool balloon oli väljas ja 6 sentimeetrit avatus, saadeti sünnitustuppa ja seal jälle mitte midagi. Istu lihtsalt, kell on 12, siis ma ootasin, mul pidi õde sünnitusena toetuma tulema, siis ma ootasin teda, eks ju, tema tuli kell 4 õhtul ikka veel mitte midagi ei ole, lihtsalt istuvad kahekesi seal sünnitustoas, eks ju. Ja siis kell natuke peale kuuta, kell 7 kuskil tuli siis arst, tegi mulle veed lahti ja siis alles hakkas see kõik pihta, see trall, eks ju. Ja siis ma seal lubasin igalt poolt alla hüpata ja koju minna ja ära minna ja see arst veel tegi nalja, et no kus sa lähed selle kõhuga, sa ei mahu kuskil aknast välja. Et ja siis lõpuks ta sündis 3 tundi hiljem sellest vete avamisest, siis ma ütleks, et see nagu kestvus oligi kuskil 3 tundi tegelikult. Et ja kõik oli ideaalne ja laps oli ideaalne ja mitte midagi viga ei olnud. Kuidas arstid, kui sa läksid siis esimest korda arsti juurde, kas tegelikult selles mõttes 16-aastane ei ole nagu nii noor ka, eks ju, et juba peaaegu täiskasvanu, aga ikkagi nagu laps, et kuidas nagu arstid suhtusid sellesse, et nüüd meil on siin 16-aastane, kes ütleb, et laps oli planeeritud ja kõik on väga fine? Ja mul oli seal Jõgeval, kus ma arvel olin, on 2 arsti. Üks on niisugune noorem, kes on tegelikult hästi nõme. Et no, lihtsalt ei olnud minu inimene, lisaks ta ei saadnud mind vajalike protseduure tegema ka arstidele. Mul oli tegelikult diabeet, mis oli ravimata, sest et ta ei saadnud mind mitte kuhugile. Ja siis oli üks teine, kelle juurde siis ma vahepeal sattusin, kui nagu ma tema juures, selle esimese juures ei olnud. Ja see teine oli küll hästi tore, et oli alati nii positiivne. Aga see esimene ta suhtus küll siuke miks sa pead ja nagu siuke. Aga vahepeal see oli jälle natuke hellem, kui ta seda ultralli tegi ja last näitas. Aga vahepeal oli küll siuke suhtumine, et miks sa pead ja siis ta nagu korrutas mulle kogu aeg seda ja mingi pressis mingeid asju. Et nüüd hakka juba mõtlema, mis sa peale sünnitust, mis rasedusvastast vahendid sa tahad, eks ju. Siis ma ütlesin, mul ei ole vaja, mul ei ole kaaslast, vaata, mida ma teen sellega. Ei, sul on vaja, sa pead välja valima. Et nagu seda surutakse hästi palju, ma tean nagu peale ja mulle ka hästi palju suruti juba poole raseduse pealt, et mul on muud asjad praegu millele mõelda, et mis ma praegu sellele mõtlen. Kuidas raseduse ajal sul vaimse poolega oli, et ma tahaks öelda, mehe juurest läksid ära, aga keeruline on 18 aasta kohta öelda mees, kaaslase juurest läksid ära, eks ju, ema juurde, tundmatus on ju tegelikult ees, et isegi sa võid olla ka 36 on ja sa ikkagi, kui sa saad oma esimese lapse, sa ei tea tegelikult, mis sind ees ootab, eks, et mis nagu selle, ütleme siis 9 kuu jooksul su peas nagu toimus? Seal toimus väga-väga palju. Peamine oligi see, et nagu ma olin nagu hästi stressis ja mul oli hästi raske, sest ma pidin seda kõike üksi tegema. Ja ma ei kujutanud ette, kuidas ma seda kõike üksi teen ja kuidas ma pakun talle isa ja ema samal ajal ja kuidas ma lähen pärast tööle ja kuidas ma teen seda kõike. Minu kõige suurem hirm oligi see, et vanema hüvitis ju saab läbi ja siis ma pean tööle minema. Kuhu ma selle lapse panen? Sa hakkasid mõtlema sellele juba siis, kui sa oled rase. Kus sul peaks olema kõige ilusam aeg, eks ju elus. Ja ma ajasin ennast nii stressi sellega. Lisaks mul oli see enneaegsus oht veel, mis mind ka stressi ajas. Ja lisaks siis see, et see lapse isa absoluutselt teda ei huvitanud. Ma praktiliselt käisin ja näitasin talle töö juurde ultralli pilt, et näe, palun vaata. Ja siis ta vaatas. Aga ta ise kunagi ei küsinud, et kuidas läks või mis on. Ma ise nagu kogu aeg nämmutasin talle ette, et vaata, palun nagu tunne huvi. Et see ajas mind hästi palju stressi ja oli sul käis selliseid mõtteid ka tõesti peast läbi, et miks ma seda teen? Jaa, mingi hetk kindlasti, kui mul oli, ma ütleks, 3. trimester, siis ma mõtlesin, kas seda kõike nagu oli vaja või, kas ma nagu, kas seda on vaja, et miks ma tegin nii. Ja siis vahepeal kindlasti käis mõttega läbi, et äkki ma annan selle lapse ära, eks ju. Et äkki siis on nagu kergem ja äkki ma saan oma elu elada, äkki ma saan kooli minna, eks ju.
aga ikkagi mõtlustasin, ma ei tee seda, jumal tänatud, et ma seda ei teinud. Et jah. Kui palju sul seda tunnet oli, et tõesti, et mu elu nüüd ongi läbi? Seda isegi ma ütleks, et ei olnud, sest et mul nagu ei olnud asju, mida ma ei saanud teha. Ma küll nagu esimesed, ütleme, aasta ei saanud väga midagi teha, aga sealt edasi juba, ta oli juba niivõrd suur, et ma sain ta emaga jätta või ja siis ma ikkagi sain nagu sõbrannaga peol käia või kuskil, ma ei tea. Ma mõtlesin praegu just raseduse ajal. Raseduse ajal. Mis see küsimus oli? Et kui palju sul raseduse ajal oli võib-olla seda tunnet, et noh, ma ei tea, tõesti, ma olen oma elu nüüd ära rikkunud, elu on nüüd kõik läbi. Seda oligi pigem mingi 3. trimester, ma ütleks, et nagu peale seda tekkis, ennem nagu pigem ei olnud, et kui see enneaegsus oht tekkis, siis oligi see, et kõik need nagu emotsioonid lõid üle ja seda kõik oli nii palju ja see hetk oligi, et ma ei saa hakkama, selline tunne oli, et ma ei suuda, ma ei tea, annangi selle lapse ära ja äkki lihtsalt jääbki niimoodi, et unustame selle teema ära, eks ju, aga samas ma teadsin, et ma ei suuda oma elu edasi elada, kui ma tean, et mu laps on kuskil kellegi teise käes. Et jah. Mis hetked sulle nii-öelda siis rõõmu tõid, et sellest nagu madalseisust välja tulla? Olidki ultralid ja need praktiliselt oligi ainult nagu mingi lapsega seotud näiteks see oli, ma mäletan, et kui ma läksin seda lapse sugu teada saanud loota anatoomia, siis mul oli õde kaasas, aga toona siis ta kabinetti ei saanud, sellepärast see oli see mingi punane tsoon ja siis mäletan, kirjutati see paberi peale see sugu ja siis ma andsin selle õele ja siis meil oli kokku lepitud, et tema läheb ostab siis seda värvi asjad, mis nagu sugu on, eks ju. Ja siis me läksime kohvikusse maha istuma ja siis ma avasin selle kotti ja seal olid sinised asjad ja siis nagu see kuidagi nagu see, et ta nagu hoolis või ta nagu tahtis mulle rõõmu teha, ta tahtis, et ma nagu oleksin õnnelik ja saaksin sellest midagi, et see nagu läks hästi korda kogu aeg. Kui beebi kätele antis, siis mis tunne oli? Alguses ma ei osanud mitte midagi teha. Ja ma lihtsalt vaatasin teda, kui ta mulle siia nagu sündis, pandi mulle rinna peale, siis ma lihtsalt osanud mitte midagi teha, ta karjus, siis ma lihtsalt vaatasin teda ja siis kole ja sinine ja krimpsus ja siis ta lõpuks pandi mulle rinnale ja siis mul läks mingi hetk õde ka ära ja siis ma olin täitsa üksi ja siis see oli ka, mis ma nüüd teen ja siis lõpuks see arst siis hakkas meid sinna sünnitusjärgsesse viima ja siis meid jäeti sinna üksi. Alguses oli hästi raske, et no mis ma teen temaga nüüd, ma julge teda süllegi võtta, et ta nii väike ju, aga lõpuks nagu järgmisel päeval ma ütleks, et oli juba nii loomulikult oli kõik, et ma lihtsalt tegin ära, sest nagu mitte keegi teine ei tee, et ma nagu ei saa kellelegi teisele ka loota, et tegelikult algus oli väga raske, et ma nagu ei julgenud väga midagi teha, et äkki ma teen valesti, aga samas see tuli kõik nii ma ütleks, et ideaalselt välja, et meid kiideti seal haiglas kogu aeg taevani, et ta sõi nii ilusti, ta võttis rinda nii ilusti, et kõik oli absoluutselt korras, mitte midagi ei olnud ja mind kiideti ka seal taevani. See oli minu jaoks nii ootamatu tegelikult, et kui sa oled, toona ma olin juba tegelikult 17, ta sündis täpselt nädal aega peale mu sünnipäeva. Ja see oli minu jaoks nii ootamatu, et kõik olid nii positiivsed, et sa saad nii hästi hakkama, sa oled nii tubli, et vaata kui ilus emme, vaata kui ilus laps ja see oli nagu asja. Ma olin ikka kuulnud, et nad tulevad ja hakkavad mu kallal näegutama ja melisema, sa oled nii noor ja mis sa teed siin, aga ei, tegelikult sellist suhtumist nagu absoluutselt ei olnud. See oli hästi, hästi tore. Et kõik läks hästi ja saite üsna kiirelt koju ka? Ja, me saime juba 3. päeval vast koju. Ja. Kuidas siis koduses keskkonnas oli, ma mäletan, kui mina oma lapse pärast sündi koju viisin, siis ma panin ta diivanile ja mõtlesin, mis ma tegema peaks, nagu tema seal magab ja kas ma peaks nagu koristama, telekat vaatama või nagu mida, kuidas, mis toimub? Ja me läksimegi koju ja siis oligi selline, ta magas enamus hästi ikkagi ju. Siis ma lihtsalt istusin seal voodi peale, vaatasin teda ega mis ma teen, eks ju. Siis kui ta ärkas, ma talle süüa ja vaatasin mähku, istusin jälle ja vaatasin teda, siis vahepeal käisime õues, siis ma jälle vaatasin teda ja tega, see oligi siuke, ma ei tea, mis ma teen temaga nüüd. Ta ju veel ei mängi ja ta veel ei pööra ja lihtsalt olimegi. Lihtsalt on. Ja. Täpselt. Kuidas sa valmistusid lapse sünniks selles mõttes, et ma ei tea, kas sa võtsid mingeid loenguid, lugesid mingeid raamatuid, ei teinud mitte midagi? Ma hästi palju kuulasin podcast'e ja vaatasin internetis guugeldasin mingeid erinevaid asju, seal oli mingeid artikleid ja asju. Ma üldse nendes Facebooki beebigruppidest hetki ei olnud ka, ma isegi teadnud neist vist midagi. Et ma pigem olingi nagu Google, Spotify, SoundCloud, YouTube, kõik need, kes ka kammisin läbi. Ja sealt ma ütleks, ma sain päris palju nagu infot, et nagu kuidas ja mis ja nagu
ajukeemial oli parem kõik see nagu kuidagi targem olla selle teema koha pealt. No sa ütlesid, et esimene aasta oligi täpselt selline, et eriti nagu kuskil käia ei saanud ja kõik emad teavad, et see esimene eluaasta paratamatult nagu on, eks ju, selline, et kuidas see sul nagu vaimselt läks, et ma arvan, et iga ema ja ka isa teab seda, et lapsevanem on väga tore olla, kui laps naeratab, on heas tujus ja siis järgmine hetk karjub ja sa ei saa mitte midagi teha, sa ei tea, mis ta viga on, ta on nii väike ja see ei lõppe. Ja siis sa lihtsalt istud ja mõtled, et mida ma teen. Ja esimene, see oli raske, et nagu ma pidin õppima aru saama sellest lapsest ja mida ta tahab ja mis häälitsus, mida tähendab, mis nutt, mida tähendab. Aga no eks ma ikka vahepeal nagu nii-öelda ärritusin, aga siis ma üldjuhul tuletasin alati seda meelde, et sa paned lapse sinna, kus tal on turvaline ja sa lähed ära sealt. Ma tavaliselt paningi ta voodisse, panin ukse kinni, seisin natuke ukse taha, hingasin ja läksin tagasi ja siis võtsin ta sülle ja siis oli jälle kõik korras, eks ju. Et ja otseselt nagu nii-öelda närvi ma ei läinud tema peale kunagi, et seda ma korrutasin hästi palju, et turvaline koht, mina lähen hingan, siis on kõik jälle korras. Et jah. Mis kõige keerulisem oli just päris alguses? Päris alguses, ma ei teagi, temaga ei olnud nagu sellised keerulisi asju, tal kaasi ei olnud absoluutselt. See oligi see arusaamine siis, eks ju? Ja just. Ja see nagu üritama ennast nagu nüüd ümber lülitada sinna ema rolli, et sa nüüd täiesti keegi teine, sa ei saa minna teha, mida sa tahad, eks ju, et sa keskendud selle lapsele, sa teed seda, mida see laps tahab ja sa oled sellel lapsel 24/7 olemas, et see just, aga muud nagu keerulist nii-öelda ei olnudki, ma ütleks, et mul oli pigem teise lapsega hästi keeruline, et esimene oli nagu täiesti võlulaps tema kõrval. Ja see on nagu need meemid on, et esimene laps tänu kellele ma julgesin teise lapse saada, eks ju. Aga kuidas sul sõpradega ja sõbrannadega oli, et kas sul oli neid juba nagu selles mõttes palju enne rasedust, kui palju neist alles jäi? Ei, neid ei ole kunagi otseselt nagu palju olnud. Aga mul oli see sama klassiõde, kellega ma suhtlesin. Temaga ma veel suhtlen siiani, see on nagu veel kaugemalt. Eks need suhtlused ikka katkesid. Et see on nii-öelda minu arvates tüüpiline, et keegi jääb rasedaks ja ootab last ja saab lapse, et siis need suhtlused katkevad. Aga neid nii-öelda sõpru mul ei olnud tegelikult nii palju, et ei olnud keda kaotada, ma ütleks, et jah. Milliseid hirme sul oli enne lapse saamist ja kui palju need siis kas ja kui palju need üldse pärast lapse sündi nagu realiseerusid? Ja kõige suurem hirm oligi see, et kuidas ma üksi hakkama saan, et mul ei ole mitte kellele toetuda, on ja kõik rahaline pool on ka ainult mina pean kõigele mõtlema, mina pean kõik muretsema, mina pean temaga igal pool käima, et see tundus hästi jube ja siis see ka, et ma pean ju mingi hetk tööle minema, eks ju seesama ja ma pean selle sissetuleku tooma, aga enamus kohad, kus sa saad nagu lapse kõrvalt minna, on mingi miinimumpalgaga, eks ju. Et see kõik tundus nii jube ja siis ma ajasin ennast sellega nii tohutult stressi ja seal ja siis lõpuks tuligi see aeg, kui nagu ma pidin tööle minema, see vanemhüvitis sai läbi, et ma ei saanud 0 euroga lihtsalt elada. Ja siis ma võtsin lihtsalt esimese töö, mida ma leidsin, mis nagu oli normaalse palgaga, see oli tanklatöö, mis tähendas, et ma olin 12 tundi öösel, 12 tundi päeval. Ja siis toona jäigi mul ema lapsega koju ja siis mina olin see, kes selle sissetuleku tõi, sest et paraku mul oli see palk suurem. Ja siis käisingi nendel vahetustel, ma mäletan, kuidas ma trepist alla kõndisin ja kuidas mu laps karjus üleval, sest ta ei tahtnud, et ma ära lähen, aga ma pidin 12 tunniks minema. Siis ma lihtsalt nutsin ja läksin ja siis pühksin pisarad ära ja läksin lihtsalt tööle. Ja niimoodi oli mingi 6 aega järjest iga õhtu. Ja siis lõpuks ta nagu harjus sellega ära, aga eks ikka oli nagu endal oli hästi raske nii kaua eemal olla. Ma kujutan ette, et sa nagu oled seal tööl, eks ju, mingid asjad on sellised, mida sa saad, eks ju, edasi lükata või lähed siis pool tundi hiljem, mis iganes paned, eks ju, lapse magama, aga tõesti, kui sul on vaja tööle minna, siis sa ei saa mitte midagi, eks ju, teha, et ma ei tea, ajakirjanikuna mul on hea, okei, ma jään siis täna kodukontorisse, aga kui sa oled teenindaja, sa ei saa jääda kodukontorisse, eks ju, et kui palju sul oli selliseid hetki, et tööl nagu, et sa lähedki ära, see laps jääb sinust karjuma, siis sa oled tööl ja aina mõtled, sa nagu nii ainult ju mõtled selle peale, et nagu, mida ta nüüd teeb, kas ta nüüd rahunes, kirjutan vahepeal emale, kas kõik on fine? Ja esimesed 2 nädalat, ma ütleks, oli kogu aeg selline, et ma nagu ketrasin seda kogu aeg, ma kirjutasingi talle, et
kliente ei ole, siis võid tegelikult tagaruumis korra seda telefoni näppida, siis ma kirjutasin, küsisin ja siis läksin ära ja siis 5 minuti pärast läksin vaatasin, kas ta juba vastas mulle. Tavaliselt oli nagu ikkagi kõik korra seda rahunes kiiresti, aga just see nutt, see kriiskav nutt oli nii jube. Millal siis kergemaks läks selles osas pärast tööle minekut? See oli kehki, ma olin paar kuud juba ära olnud, siis lapsel oli juba nagu selle rutiini sisse saanud, kuna ma ära olen ja kuna ma ei ole. Ja siis see nagu kõik kuidagi oligi niimoodi, et jäi ilusti magama ja mina sain tööl käia ja palk oli ka ja kõik oli nagu paika loksunud. Aga siis mingi hetk tekkis selline olukord, et ma läksin sinna tervisehoiuarsti juurde, mul olid migreenihood juba nagu diagnoositud ja värki ja siis ta ütles mulle, et tegelikult ma ei tohiks seda öötööd üldse teha. Ja siis ma mainisin, mul on 2-aastane laps ka kodus, ta ütles ei, siis me keelame ära sul selle. Ta ütles, et see on nii suur stressiallikas ja sa ajad selle migreeni endal lihtsalt niimoodi hullemaks ja see lõpuks ükskõik, mis võib juhtuda, eks ju. Ta keelas mulle need ära. Ja kuna see töökoht ei pakkunud sellist nii-öelda tööd, mida sa saad siis ainult päeval teha, siis nii-öelda saadeti sealt minema. Ja siis ma jäingi koju, aga toona täpselt kuu hiljem ma kolisingi juba siis uue kaaslasega kokku. Et siis me alustasime oma elu täiesti teises linnas juba, et kuidagi nagu paika loksus. Hästi jooksis kokku, eks ju. Kui palju sul oli seda tunnet, et tõesti tahakski kuhugi minna, aga nagu ma ei saa ja et ikkagi nagu juba pärast lapse sündi seda, et tõesti teeme, ma nüüd päriselt ka rikkusin oma elu ära, et nagu keegi mulle seda ütles, siis nii tegelikult oligi. Seda tunnet, et ma oma elu ära rikkusin ei olnud. Ja seda, et ma kuskile minna ei saanud tegelikult ka nagu väga ei olnud, sest et kui ma tahtsin minna, ma toona ei tahtnudki mingi pidudel või kuskil käia, see tuligi kuskil peale aastat, et kus ma vahepeal käisin sõbrannaga mingi kokteili joomas või midagi. Et seda tunnet pigem ei olnud, kui ma tahtsin kuskile minna, siis ma võtsin lapse kaasa, me läksime näiteks, ma ei tea, poodi shoppama, natuke oli raskem, aga ta on laps, mis seal vahet on, et teeme ära. Või siis ma ei tea, Rootsi kruiisile me läksime koos. Et ükskõik sellist asja me tegime koos lihtsalt. Et ikkagi tegelikult su elu ei jäänud seisma ja nagu ei jäänud midagi elamata? Ei, absoluutselt mitte. Ei, kõik sai tehtud, mis vaja teha oli. Kuhu laps sisse lubati, sinna läksime, et nagu mitte mingit probleemi ei olnud. No nüüd oled sa abielus ja 2 lapse ema. Kuidas siis nii läks, et uus kaaslane sinu ellu tuli? Ja tänu sellele tankla tööle, et ma olingi siis kliendi teinud, tema oli klient siis. Ja siis ma jäin talle silma ja sealt see edasi läks. Alguses mul oligi muidugi see hästi suur hirm oli, et kuidas ta lapsega läbi saab. Et ma kohe ei lastnudki teda nii-öelda lapse ligi ja ma kõigepealt tahtsin ise seda inimest tundma õppida. Et siis ma tean, keda ma oma lapse juurde lasen. Ja siis, kus ma olin nagu mõnda aega juba nagu selle inimesega suhelnud ja aru saanud, kes ta nagu inimesena on, siis ma tutvustasin ka talle oma last, eks ju. Ja siis ma nägin, et see nagu side on seal olemas, sest et see laps oli tegelikult päris nagu vaimustuses sellest inimesest ja see inimene tegelikult ise ka ta on hästi soe inimene ja ta võttis selle lapse lihtsalt 2 käega vastu, et tule lihtsalt, eks ju. Et ja siis me olimegi üle poole aasta koos olnud, kui me otsustasime, et me kolime siis kokku. Et kaua me ikka siin seda mängu mängime ja siis kolisime täiesti teise linna, Põlvasse siis täiesti teise Eesti otsa meie jaoks, täiesti võõras selline, ma olen mitte kunagi vist Põlvas käinudki, aga kuidas te siis selle kasuks otsustasite? Mees elab ise seal lähedal, mehe terve perekond elab seal ja siis kolisimegi sinna. Alguses tundus nii hirmutav, ta oli tegelikult too hetk veel kaitseväes ka ja siis ma olin esimesed nädal või 2 olin täiesti üksi ka seal linnas. Siis ma käisingi Google Mapsiga ringi, vaatasin, kus ma koopi saan minna. Et alguses oli hästi hirmutav, aga nüüd ma olen nii rahul, et mul on niisugune tunne, et ma ei lähe seda linnast mitte kunagi ära. Et see on nii hea, väike, rahulik ja et kõik on lihtsalt ideaalne. Kuidas te selleni jõudsite, et võiks nüüd ka lapsi saada? Ja, see mõte oli täiesti minupoolne. Kui peale esimest last mõtlesin küll, et mitte ühtegi last ma enam näha ei taha, eks ju, mitte ühtegi meest ma enam näha ei taha, siis nagu see kõik tundus lihtsalt nii õige kuidagi, et see nagu me olime nagu rääkinud sellest, arutanud seda ja siis kui ma selle nagu teema üles tõin, siis me arutasime tegelikult seda veel, et me nagu ei teinud kohe rutakalt seda otsust, et me ikkagi rääkisime need läbi ja arutasime ja siis tundus lihtsalt õige ja niimoodi ta läkski ja siis jah.
seekord mul ei olnud küll muidu seda jubedat tugevat positiivset, vaid mul oligi siuke nagu õrn positiivne ja siis ma juba läksin poodi, ostsin selle podi ja panin karpi ja siis panin seda testi peale ja siis mees tuli koju, aga kuna ma olin varem vale positiivset saanud, siis ta tegi selle karbi lahti, siis ta vaatas mulle otsa esimese asjana, küsis, et kas seekord see on õige vä? Ja siis ma ütlesin, et peaks küll olema, jah, eks ju. Ja siis ta ikka kallistas ja oli õnnelik, aga eks nüüd Eesti mehed ikka nüüd ei oska sellist reaktsiooni näidata, eks ju. Aga ja ma mäletan, et ma ütlesin oma mehe õele esimesena, ma ei suutnud oma suud lihtsalt kinni, mul oli 4 nädalat alles äkki. Ja siis ta tuli minu juurde küüntesse ja siis ma ütlesin talle, tead, ma ootan beebit, eks tuli nagu päriselt. Ja siis ta hakkas nutma seal ja siis ma lihtsalt vaatasin teda, sest ma ei osanud ka talle nagu midagi rohkem öelda. Ja siis ta tohti mitte kellegile rääkida ja siis ma käisin selle esimeses ultrallis ära ja siis ma sain sealt ultralli pildi ja siis me rääkisime kõigile teistele ka ja kõik teised olid ka kuidagi nii õnnelikud, et hoopis teine reaktsioon kui see oli nii positiivne, lapsega, see oli nagu kõik kallistasid ja nutsid ja olid nii õnnelikud ja see lihtsalt lõi mind pahviks, et nagu, et vau. Ja see ka, et lähen ka ajast natuke tagasi, et kui me esimest korda üldse selle esimese lapsega läksime sinna mehe perekonna juurde, siis ma värisesin üleni, ma niimoodi kartsin täiesti võõras lapsu, et nagu kuidas me lähme sinna, kuidas nad sellesse suhtuvad, mis nad hakkavad minult küsima. Ma astusin uksest sisse, need 2 inimest tuli minu juurde ja kallistasid mind lihtsalt. Ja siis ma lihtsalt tardusin, ma ei osanud mitte midagi teha ja siis nad terve õhtu mängisid selle lapsega ja see kõik tundus nagu nii uskumatu, et ma olin seda oma peas ette kujutanud, aga see on nüüd päriselt, eks ju, et see inimene on olemas ja see perekond on olemas, kes nagu meid vastu võtavad. Et see tundus nii uskumatu, see tundub siiamaani, et täiesti uskumatu. Sellel lapsel on nüüd nagu nii ägedad sugulased, need küll ei ole nagu bioloogilised. Aga mis vahet seal on? Aga jaa, need on, see on nii võimas, lihtsalt tal on uskumatult äge tädi, kes armastab teda jõhkralt palju. Iga kord, kui ta tuleb meie juurde, siis Karl, kus sa oled? See on nii võimas nagu. Ja nüüd, kui me abiellusime, siis ma ütlesin sellele esimesele lapsele ka praeguse mehe perekonna nime, et nüüd ta on täiesti ühtne meiega, et jaa. Kuidas oli sul selles mõttes, kui te hakkasite rääkima lapse saamisest, et kas sul oli ka tegelikult nagu mingeid hirme kuskil kuklas, et esimese lapsega oli ka ju tegelikult olite te leppisite kokku, see oli teie mõlema otsus ja kõik lubadused olid suured, et nüüd on ka, et aga äkki ikkagi? Jaa, oli ikka. Me arutasimegi sellepärast, ma tahtsingi nagu seda natuke venitada ja arutada ja rääkida sellest. Ja siis ma arutasin veel õega seda mingi hetk, aga siis ma nagu jätsin selle jänni, et ma talle nagu üldse enam midagi rääkinud. Siis me mõtlesimegi, arutasime hästi palju omavahel. Me üldse nagu oleme sellised inimesed, kes nagu hästi nagu sügavustes oma üksteise mõtetes käivad ja räägivad nendest hästi palju, et nagu me saaksime üksteise maailmast rohkem aru. Et meil ongi nii, et kui me oleme tülli või midagi, siis me üritame teha, iga kord see ei õnnestu, aga me ikkagi üritame, et istume maha ja räägime sellest, et me peame nagu üksteisest aru saama, et see ei ole mõtet, kui me üksteisest mingi vaidleme siin. Et eks neid hirme oli ikka ja õel oli ka tegelikult see nagu väga suur hirm, tema oli kõige selle esimese nagu raseduse ja selle kõrval, et kuidas mul läks ja mida see nagu lapse isa nii-öelda tegi ja seda kartis tohutult seda. Aga õnneks ei läinud nii ja jah. Kuidas on 2 väikese lapse kõrvalt koolis käia, juba natuke ka tööpõldu, künda vaikselt, majapidamist üleval hoida? Jaa, kool on mul siis e-keskkonnas, seda ma õnneks koha peal ei pea käima, aga eks see on ikka raske, see on tohutult raskest, et ma kujutan ette, kui sa kodus õpid, siis need 2 väikest, 4-aastane korra teeb ikka päris korralikku möllu, eriti kui need mõlemad on poisid, eks ju. Ja mul on abikaasa ka töötab põllumajanduses, mis tähendab, et ta on väga pikalt ära, eriti suvel, eks ju, aga õnneks suvel on suvevaheaeg. Aga praegu ta on juba väga pikalt ära. Aga eks siis ongi niimoodi, et ma panen nad kuskil 9 magama ja siis ma hakkan õppima. Et õpin nii palju, kui mul vaja on ja nii palju, kui ma jõuan. Ma üritan ette teha, aga alati see ei õnnestu, sest et nii palju on vahepeal kuhjunud neid asju. Ja siis ma õpin ära ja eile näiteks lõpetasingi kella 11 ajal õppimise ja siis tuli härra ka koju kell 11 öösel, eks ju. Ja siis lähen magama ja ärkan uuesti hommikul. Peab ikka tahe ja viitsimine olema. Ja, et tegelikult jah, ma vahepeal mõtlen küll, et kuidas ma nagu jaksan, et ma pean õppima, ma pean kodus on ja kõik korras hoidma, siis mul tegelikult on suuremal lapsel kõne hilinevus ka, mis tähendab, et ma pean temaga käima logopeedi juures ja temaga tuleb nüüd uus arenguhindamine ja seal on ka ilge trall, et seda kõike on tegelikult hästi palju ja siis mul vahepeal, ma mäletan,
kui mul pisem oli paarikuune, siis mul mehe kasvuema ütles, et kuule, Mariel, istu maha nüüd. Too lapsed meile lihtsalt ole, eks ju, istu maha nüüd, et ära rabele, eks ju. Et mis sa nüüd teed, eks ju. Et ma nagu vahepeal kuhjan endale neid asju hästi palju, aga samas mul ei ole seda, et ma nagu saan selle kõigega hakkama, aga seda kõike mentaalselt tegelikult just hästi palju. Et jah, mentaalselt pigem ma teen selle olukorra endal raskeks. Aga ma ütleks praegu see kool ja majapidamine ja see kõik on nagu pigem ei ole nii keeruline, et kuna hommikul ikkagi mees mul läheb tööle, ta peseb nõusid, ta aitab ikkagi koristada nii palju, kui ta saab, ta aitab ikkagi lapsi hoida, eks ju. Et sul on ikkagi 2 last, mitte 3, eks ju? Ja just, need 3, eks. Ja siis, et tema nagu, ta üritab hästi palju seda aega anda õppimiseks ja kõigeks selleks nagu, mis mul vaja on. Ja alati on mul võimalus lapsed siis maale viia või lastega maale minna. Et kui ma olen lastega maal, siis üldjuhul on ka see, et teised vaatavad lapsi, et nagu lapsed isegi ei tule eriti minu koos olla, et näiteks pisema lemmik on vanaisa ja siis ta istub ainult tema süle, siis mind ei eksisteeri, eks ju. Et siis ma saangi kõik oma õppimised asjad nagu seal ära teha, et jaa. Et ütleme niimoodi mitte kogemata leitud turvavõrgustik, aga selline turvavõrk on ikkagi väga oluline ja väga 2 käega asja kallal. Ja tegelikult on küll kogemata leitud. Ja korjasid meid üles nii-öelda ma kuskilt teisest Eesti otsast, aga ja uskumatult tänulik olen neil inimestele, et nad nagu ma ei kujuta ette seda maailma armastada last, nagu, kes ei ole sinu või ei ole bioloogiline, keda sa ei ole näinud nagu sündimas ja kasvamas nagu 1,5 aastat, eks ju, et see tundub nii uskumatu minu jaoks. Eks ma ei ole ka selles olukorras olnud, aga et need inimesed nii avasülisele lapse vastu võtsid, et nagu küsimustki ei ole, eks ju. Et see tundus nii uskumatu ja et nad kas sind nii avasüli vastu võtsid, et ei ole see, et ainult laps võeti, eks ju? Ja just, et see oli nagu selline stsenaarium, millest ma alati unistasin ja ma mõtlesin, et kunagi on nii, eks ju. Aga nagu, et see reaalsuseks läks, tundub nii nagu uskumatu. Mis plaanid teil pereplaneerimise osas praegu on, et kas nüüd on pärast 2 last on selline, ongi sinu aeg, et vaikselt tööle tagasi ja kooliga ühele poole ja siis vaatame, et sa oled 21 aastane, see on maa ja meri aeg, eks ju veel lapsi teha või on juba kuklas ka selline, et teeks nagu mingi teeks 5 tükki järjest ära ja siis nagu on nagu tehtud ja okei. Ei, 5 tükki lisand. Ei. Ma tahangi praegu kindlasti paar aastat, ma tahan kuskile oma nii-öelda eluga ka jõuda. Ma tahan ikkagi seda ilumaailma nagu veits uurida ja seal edasi nagu jõuda ja ma tahan selle kooli lõpetada ja ma tahan lõpuks need autoload ära teha, eks ju. Et mis ma kunagi alustasin, ma tahan need kõik asjad ära teha ja siis vaatame. Et tahaks, et poisid oleksid ka natuke suuremad ja mõistust oleks natuke rohkem, et võib-olla siis, et tegelikult 2 nagu, meil on lastel 3 aastat vanuse vahet, et mõni ütleb, et see on ideaalne, aga ma ütleks, et see on ikkagi väga väike. Et väga raske oli. Et pigem las nad olla natuke suuremad ja las ma saan ka midagi natukene tehtud. Saate kõik natuke hingata enne, kui uuesti beebiralli lahti läheb. Ja just. Vahepeal ära unustada kõik jälle ja siis uuesti kõik riided kokku korjata kuskilt. Mariel, suur aitäh sulle tulemast. Muideks Mariel pakkus ennast ise mulle külaliseks, et mul oli küll see teema kuskil seal unistuste listis kirjas, et tahaks rääkida mõne inimesega, kes ongi tõesti alaealisena rasedaks jäänud ja nii tore, et sa ise tegelikult ei ole nagu selline, et tõesti, et mu elu on rikutud ja et sinu ümber ka tegelikult inimesed ei olnud nagu sellised negatiivsed, et nii palju, kui ma olen, ma ei tea, lugenud või kuulnud seni, siis ikkagi tavaliselt on see, et esimene asi on, et kõik, su elu on läbi, eks ju. Ja eks kindlasti tegelikult seda negatiivsust oli, aga ma lihtsalt ei lasknud seda endale ligi. Kuskil oli mingi inimene, kes tuli ütlema, kirjutas midagi, ma lihtsalt panin blokki, et mida ma suhtlen sinuga, et see ei anna mitte midagi, eks ju. Mariel, suur aitäh sulle ja ma soovin teile palju edu, lõpeta kool ära, sisene täie pauguga ilumaailma ja siis kunagi vaadake seda perevärki veel. Jah, teeme nii, suur tänu. Aitäh sulle ja aitäh kõigile kuulamast. Kuula Beebipalavikku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.